Tere, mina olen Oliver Kalda ja mul on hea meel selle aastasel keskkonnahariduse konverentsil rääkida teile lendavatest ja mitte lendavatest hiirtest. Miks ma siin olen, on see, et kuna olen nahkhiirtuurija, siis selle aastane loom on olnud nahkhiir või õigemini kõik Eestis elavad nahkhiire liigid. Aga selliseid loomasid, kelle nimes on Eestis hiir, on tegelikult üsna palju. Ja täna siis üritame vaadata üle selle, kes siis nende hiirte ja nii-öelda hiirte hulka Eestis kuuluvad, kuidas nad on teineteisega seotud ja lühidalt neid siis tutvustada. Ja teine pool sellest, miks see on hea üleminek ühelt aastalt teisele, on see, et järgmise aasta loomaks saavad siis olema rotid. Ehk siis ühed hiired ja teised hiired, täna siis räägime, mis neil vahet on. Nüüd alustuseks, nahkhiired on üsna suur osa Eesti imetajate faunast. Ta moodustab ligikaudu 20% Eesti imetajatest ja samamoodi ka umbes 20% maailmas elavatest imetajatest. Kui sinna kõrvale võtta veel ülejäänud loomad, kelle nimes on hiir, saame me juba päris suure hulga Eesti imetajatest kokku. Nüüd alustuseks vaatame siis, mida ütleb meile kirjakeele normi alus, nagu ta ennast nimetab, õigekeelsus sõnaraamat. Õiss ütleb meile siis seda, et hiir on väike, salede keha ja pika sabaga näriline. Ehk siis midagi sellist, nagu mul siin laual on. Pika sabaga, salede kehaga ja näriline. Siin laua peal on mul siis 5 topist, kellest nendele kriteeriumitele vastab suurem osa. Aga samas kõik nad ei ole mitte närilised, aga siiski nimetatakse neid hiirteks. Edasi, kui lugeda, mida Õss meile ütleb, on siis see, et hiir krõbistab, piiksub, hiired rikuvad ja hävitavad toitaineid, ehk siis kõik need viitaksid nagu närilistele. Aga jällegi, kui me vaatame seda lauda, kohe sinna me jõuame, ei ole siin tegu sugugi kõikide puhul närilistega. Ja siin all siis öeldakse, et sõna hiir kasutatakse ka liitsõnana hiirt meenutatavate loomade nimetuses. Ja neid loomasid on meil õige mitmeid. Nii, aga alustame algusest. Et närilised ega kõik teised loomad, keda meil nimetatakse hiirteks Eestis, kuuluvad siis imetajate hulka. Imetajad on siis need loomsed organismid, kelle keha katab karv, jällegi väga hästi siin näha, kelle hambad on diferentseerunud, ehk siis eristunud erifunktsiooniga ja erikujulisteks hammasteks, ja kolmandaks, kes siis toidavad oma järglasi piimaga. Ehk siis nad on üks selline selgroogsete loomade rühm, kellel on siis teatud omased tunnused. Nüüd, millal imetajad tekkisid, on teada, et 250 miljonit aastat tagasi Triase ajastul elasid siis sellised loomad, keda võib siis nimetada tänapäevaste imetajate eellasteks, juba üsna sarnaseks nendega. Aga sealt veel pikka aega edasi olid imetajad üsna väikse arvulised, vähe liike oli ja võib-olla ka vähe levinud, aga 56–34 miljonit aastat tagasi hakkas siis imetajate liigirikkus kasvama, tekkisid uued liigid, rühmad ja sealt edasi on imetajad levinud üle maailma erinevatesse kohtadesse. Nüüd siin pildi peal on selline loom nagu Brasiilitherium, kes siis on üks selline imetajate eellane, kelle fossiil on siis Brasiiliast leitud. Et on imetajate ja imetajate veel sellise ühe eellasrühma vaheline loom. Aga arvatakse, et nad imetajad said siis alguse sellistest väikestest, umbes 20 grammistest ja putukatest toituvatest loomadest. Nüüd see 250 miljonit aastat tagasi on selline number, mida on tore ütelda, aga raske kuidagi tajuda, et mida see päriselt tähendab, et mis sellel ajal võis toimuda ja kas oli, kui palju see siis tagasi oli. Vaatame ühte sellist ajaskaalat, et siin on näha siis see koht 250 miljonit umbes keskel, millal siis loetakse, et tekkisid imetajad ja vaatame, mis siis sealt ette ja taha jäi.
et enne imetajaid olid olemas kusagil 350 miljonit aastat tagasi esimesed reptiilid ehk siis roomajad. Esimesed putukad tekkisid veel natukene varem. Ja kui vaadata seda, mis siis imetajatega samal ajal toimus või samal ajal looduses olemas oli, siis samal ajal olid olemas juba esimesed dinosaurused. Et see on selline pidepunkt, mis inimestele tundub sellises pikas ajaskaalas olevat. Ja tuleb võib-olla mõnevõrra üllatusena, et tegelikult esimesed imetajad tekkisid umbes samal perioodil kui siis esimesed dinosaurused. Küll aga dinosaurused siin üsna ruttu muutusid väga mitmeteks liikideks, said väga arvukaks, aga selle ajani, kui siis imetajad sai palju ja erinevaid liike, läks veel aega miljoneid ja miljoneid aastaid, aga nad olid pidevalt siis olemas terve selle dinosauruste siis sellise ajastu. Nüüd, mis veel? Sellel hetkel, kui siis imetajad tekkisid, oli selline suurte muutuste aeg meie planeedil, mida nimetatakse siis Permi suureks väljasuremiseks, mille ajal siis suri välja tohutul hulgal erinevaid liike nii maismaal kui vees. Ja selle tagajärjel siis sageli, mis juhtub looduses see, et tekivad uued vabad nišid ja uued siis vormid ja liigid saavad hakata kiiresti evolutsioneerima. Nüüd imetajad siis tänapäeval. Et tänapäevaks on siis imetajad jõudnud selleni, et imetaja liike on meil teada 5400, umbes seal kandis. Et kunagi päris täpselt ütelda ei saa, eks, et mõnede liikide osas on vaidlused, kas on tegu eraldi liigiga või mitte, aga umbes selles suurusjärgus. Need jaotatakse siis 28 või 27. On kirjanduses veel mõningaid numbreid seltsiks, et jällegi seal on taksonoomilisi keerukusi ja vaidlusi, aga umbes seal suurusjärgus. Ühesõnaga, see mitmekesisus nii suuruselt, elukommetelt, eluvormilt, elupaikadelt on märkimisväärne. Imetajate seas on tänapäeval väga suuri loomasid, nagu näiteks siin all siis elevandid, on väga väikseid loomasid, nagu mul siin laua peal, või siis, kui vaadata seda skeemi, siis siin näiteks putuktoiduliste või siis näriliste seas. Imetajad elavad maismaal, valdav enamus neist, aga on ka imetajad, kes siis elavad vees. Näiteks siin olevad hülged või siin olevad siis vaalalised. Imetajad elavad nii metsades, steppides, ühesõnaga on siis läinud laiali väga paljudesse erinevatesse elupaikadesse. Ja kui vaadata veel nende toitumist, siis on nii taimtoidulisi, segatoidulisi kui loomtoidulisi organisme, ehk siis katavad ära üsna suure spektri sellistest ökoloogilistest nišidest. Aga lähme Eestile lähemale. Ja jõuame siis meie Eesti imetajate fauna juurde ja sihime siis selles suunas, milliseid siis hiireks nimetatavaid imetajaid meil leidub. Nüüd alustuseks Eestis on siis sellest 28 või 27 imetajate seltsist esindatud 7. On siis närilised, kes on mul siis ka esindatud siin laua peal, koduhiir, põlduruhiir ja rändrott. Aga närilised ei piirdu siis ainult selliste väikeste hiirelaadsete pikasabaga organismidega, vaid kui vaadata siin maailmast pilte, siis on nende seas üsna palju üsna erinevaid loomasid. Siis on Eestis esindatud jäneselised, halljänes ja valgejänes, aga maailmas on liike siis veel. Eestis on olemas putuktoidulised, kes siis on sellised pika ninaga, loomtoidulised ja enamasti üsna väikest kasvu organismid. Eestis 9 liiki. Eestis on esindatud veel käsitiivalised, keda on siis kokku 12 liiki, mõnedel arvamustel isegi 14. Meil on olemas kiskjalised, esindatud 18 liigiga. Jällegi, siin seas on väga palju selliseid üle maailma tuntud loomasid, leopardid, karud, hundid, hüäänid.
Siis on meil 4 liiki sõralisi, pluss veel 2, keda meil aeg-ajalt kohatakse, aga kes on vähe arvukad. Ja vaalalised 3 liigiga, ehk siis kõiksugused delfiinid ja vaalad kuuluvad nende hulka. Aga Eestis siis nende kõikide kohta võib ütelda seda, et nemad on meil juhukülalised, neid on meil küll nähtud, aga nad ei ole meil püsiasukad. Kui need kõik liigid kokku lugeda, siis võib öelda, et Eestis on kohatud 70 või 72, kui lisada 2 käsitiivalise liiki, kelle osas meil veel täit selgust ei ole, imetajaliiki, aga neist siis püsivalt Eestis elab, võib ütelda, 63. Kui võrrelda siis maailma imetajate arvuga 5400, on arv üsna väike, aga meie üsna väikse maa-ala kohta ei olegi nii väga väike liikide hulk. Nüüd hiired nendest imetajatest, siis kes meil leiduvad, sellised organisme, keda nimetatakse hiirteks või kelle siis kehakuju vastaks sellele, mida siis hiireks peetakse, et on väike, saleda kehaga, pika sabaga, võib-olla midagi sellist nagu siin see koduhiireks, suured kõrvad, sale keha, pikk saba. Selliseid loomasid leidub siis Eestis 3 seltsis. Et loomulikult näriliste hulgas, 11 liiki, kes on siis nime poolest hiired, aga sinna kõrvale võib ilmselt panna ka rottideks, kes on nagu hiired, aga siis hulka suuremad. Siis on hiirenimelisi loomasid meil putuktoiduliste seas, 4 liiki, kes on siis nime poolest hiired, aga veel tegelikult liike, kes siis kehakujult sarnanevad hiirtele. Ja käsitiivalised, kelle seas siis 5 liiki nimetatakse siis hiirteks, näiteks põhjanahkhiir või parginahkhiir, aga tegelikult kõik siis meie käsitiivalised kuuluvad eestikeelse nimetusega seltsi nahkhiirlased, ehk siis võib ka pidada nende nii-öelda hiirte sekka Eesti looduses. Ühesõnaga, mida me siit võime järeldada, on see, et nimetus hiir ei ole mitte selline taksonoomiline termin, vaid see viitab mingisugusele vormile, et väike, karvane, enamasti pika sabaga loom. Hakkame siis pihta. Vaatame siis kõigepealt läbi meie seltsi närilised. Et kui vaadata maailma mastaabis, siis närilised on kõige suurem selts imetajate seas. Seal on üle 2300 liigi, kes on jagatud siis 33 sugukonda. See siis tähendab, et nende 2300 liigi seas on üsna palju erinevaid närilisi. Enne kõike närilistes mõeldes mõtleme me mingi sellise asja peale, eks pisikesed hiired, nagu siin juba sai räägitud. Aga tegelikult näriliste mitmekesisus on märksa suurem kui sellised hiireladsed loomad. Siin üleval on siis kapibara, kes siis on maailma kõige suurem näriline. Võib kaaluda kuni 66 kilo, tema keha pikkus ületab meetri, ehk siis ta on ikkagi midagi hoopis teistsugust kui see siin. Imetajate osas siis nende kõige iseloomulikum tunnus on, või näriliste siis kõige iseloomulikum tunnus on see, et neil on eriline hammaste kasvuviis või struktuur. Nii närilistele siis kõige iseloomulikum tunnus tuleb sageli või enamasti inimestele pähe see, et neil on väga suured sellised närimise hambad. Ja see ongi nende siis kõige selline silmapaistvam tunnus, et näriliste siis, kui vaadata nende pealuud või suhu, siis siin ees on neil siis nii ala- kui ülalõua luus üks paar suuri selliseid võib-olla peitlitaolisi lõikehambaid. Ja need lõikehambad siis on neil võrreldes paljude teiste imetajatega erilised selle poolest, et need on ilma juurteta hambad. Ilma juurteta hammas tähendab seda, et seda tüüpi hambad kasvavad terve elu. Ja näriliste siis esimesed lõikehambad kasvavad terve elu selleks, et nad saaksid siis oma eluga hästi hakkama, peavad nad siis pidevalt või regulaarselt midagi närima, et need hambad ühtlaselt kuluksid. Muidu need kasvavad liiga pikaks ja nad ei saa enam toituda.
Need hambad siis lähevad luu sees kaugele siia lõualuusse ja pidevalt kasvavad. Mis siin veel iseloomulik on see, et nende hambad on siis eespoolt kaetud kõva emailiga, tagantpoolt pehmemad ja närides saavad nad siis selliseks teravaks, peitli sarnaseks ja on siis väga tõhusad tööriistad kõiksuguste asjade närimisel. Nüüd veel, kui vaadata närilise suhu ja võrrelda näiteks enda hammastega, siis paistab silma see, et peale siis need eesmisi lõikehambaid on siis tükk tühja maad. Siin, kus meil või kiskelistel on hästi arenenud silmahambad, on siis närilistel tühi koht ja tulevad siis neil seal järel hoopis alles järgmised hambad siin tagapool, mularid. Ehk siis nende hambapus on kohastunud nende toitumisele, et oleks hea närida ja kuna nad on peamiselt taimtoidulised, siis see sobib nende eluviisidega väga hästi. Nii, ühesõnaga, olenemata selle närilise suurusest, on sellele seltsile iseloomulik see eripärane hambumuus. Nüüd vaatame, kes siis Eesti liikidest siia hulka kuuluvad. Et seltsis närilised on Eestis siis kokku mitu sugukonda. 6 sugukonda, millest siis mõnedes rohkem liike, mõnedes vähem. Et näriliste hulka Eestis siis kuuluvad oravlased, kõige levinum ja tuntum liik, nendest on siis harilik orav, kes sageli meie koduhoovides läbi käib, aga sinna hulka kuulub ka siis meil väga ohustatud ja haruldane lendorav. Näriliste hulka kuuluvad unilased, siin pildi peal on siis selline oranžikas hiirelaadne loom, kes siis on pähklinäpp, aga lisaks pähklinäpile kuulub sinna siis ka lagrits. Kahjuks tuleb siiski öelda, et kumbagi nendest liikidest ei ole Eestis üsna pikalt kohatud ja me päris täpselt ei tea, kas nad veel meil elavad. Siis näriliste hulka kuuluvad kobraslased ja Euroopa kobras, meie siis suurim näriline, ka üsna kopsakas loom, kuulub siia hulka. Siis on meil üks liik hüpiklasi, kelleks on siis kasetriibik siin all, selline must jütt selja peal, väga pikk haardevõimeline saba ja võiks ka kuju poolest käia hiirte alla, aga nimi on siis teistsugune. Siis on 9 liiki hamsterlasi ja 7 liiki hiirlasi. Nüüd, kui hakata neid siis vaikselt vaatama, siis sugukond hamsterlased on siis hulk närilisi, kellel on iseloomulik selline tüüpiline, võib öelda, hiire kuju, eks. Hamsterlase tunneb siis ära selle järgi, et nende saba on lühike, nende nina on selline üsna ümmargune ja suurem osa siis hamsterlastest Eestis on meil siis uruhiired. Ja uruhiired on siis taimtoidulised. Nende puhul on huvitav see, et kui üldiselt närilistel kasvavad kogu aja ainult siis eesmised lõikehambad, siis uruhiirlastel kasvavad ka tagumised purihambad. Et selleks, et hakkama saada, peavad nad pidevalt midagi närima. Ja uruhiiri on meil mitu, niidu uruhiir, põlduruhiir, kuhja, mõsa uruhiir, soo uruhiir ja lisaks siis siia hulka kuulub ka leethiir, kes on üsna laialt levinud. Lisaks siis hamsterlaste hulka kuuluvad meil mügri ehk vesirött ja ondatra. Nüüd, kui minna edasi, siis sugukond hiirlased, muriide, see on siis see osa meie närilistest või üldse imetatest, keda siis võib-olla kõige rohkem nime järgi võiks siis õigustatult hiirteks nimetada, eks. Et nende hulka kuulub siis meie kõige tavalisem koduhiir, kes meil siin väikse lauatüki peal on. Hiirlastel on siis iseloomulik see, et nende saba on enam-vähem kerepikkune või pikem, neil on suhteliselt suured kõrvad ja selline tüüpiline hiirekuju. Lisaks kuulub sinna hulka siis kaelusiir, väike metssiir, jutt, selghiir
aga ka rotid. Nüüd, kui vaadata rotti, siis eesti keeles rotti meil hiireks nimetatakse. Aga nii süstemaatiliselt kui ka kehaehituselt on siis tegu väga sarnase loomaga, eks. Aga on lihtsalt kujunenud niimoodi, et suur näriline on rott, nagu ka mügri kohta öeldakse vesirott, ja väiksemad on siis meil hiired. Nii edasi, järgmine selts, kus meil leidub siis loomasid, keda nimetatakse hiirteks, on siis selts putuktoidulised. Et kui närilised olid valdavalt meil taimtoidulised, siis putuktoidulised on suuremas osas selgrootutest toituvad. Kui vaadata nende kehakuju, siis on nad osalt sarnased hiirtega, kes kuuluvad näriliste hulka, aga lisaks kuulub siia ka hulk üsna teise ilmelisi loomasid. Kui rääkida ülemaailmselt, siis putuktoiduliste hulka kuulub ligikaudu 450 liiki, mis jagatakse siis 4 sugukonda. Kui vaadata siis kõigepealt välimust, siis putuktoidulistele on paar väga iseloomulikku tunnust. Et enamasti siis putuktoidulistel on pikk selline ninamik, mida nimetatakse kärsaks. See on hästi liikuv, see on neil kompimiselund ja väga oluline osa siis saagi leidmisel. Siis on neil taga suhteliselt pikk saba, sellel isendil on küll see saba kahjuks siit küljest ära tulnud. Ja mõnedel sugukondadel on siis ka tekkinud selga okkad. Nüüd, kui vaadata jälle seda hambumust, nagu näriliste puhul, siis karihiirtel on see jällegi iselaadne. Karihiirlastele, kui vaadata suhu, siis paistab seal suurel hulgal pisikesi, aga vähe diferentseerunud või vähe eristunud hambaid. Et neid peetakse üsna selliseks algeliseks imetaja vormiks, aga sellest hoolimata nad enda nišis või enda ülesannete täitmiseks on väga hästi välja kujunenud. Nad on väga sellised aplad kisked öeldakse. Nad püüavad kõiksuguseid putukaid, pidavat kui jõud üle käima, sööma ka suuremaid loomasid. Ja need hambad on kohastunud siis selleks, et kõigepealt haarata loomast kinni ja tagumised hambad on siis väga head selleks, et purustada oma saaki ja purustada ka sellised kõvema kitiinkestaga putukaid. Ja nende puhul on siis näha ka küll vähe arenenud, aga silmhambad ehk siis see hammaste ehitus on hoopis teistsugune kui närilistel. Kuigi jällegi, kui võrrelda seda üldist kehaehitust, siis pole ime, et neid mõlemaid nimetatakse siis hiirteks. Nüüd Eestis on nende putuktoiduliste seas esindatud 3 sugukonda. Meil on siililised, 2 liigiga harilik siil ja kaelussiil. Meil on karihiirlased, kes siis näevad välja üldjoontes kõik seda nagu ma siin käest näitasin. Ja muttlased 1 liigiga on siis kõik putuktoiduliste hulka kuuluvad. Nüüd siin pildi peal on siis vesimutt, kellel on näha hästi neil putuktoidulistele iseloomulikud tunnused pikk, liikuv kärss, altpoolt hele ja pealt selline tume samet ja karvaga. Nende putuktoiduliste seas Eestis kõige rohkem liike on karihiirlaste sugukonnas. Neist kõige suurem ja ka kõige laiemalt levinum on siis metskarihiir, keda te näete siin. Tema pikkus kerel on siis umbes 7 sentimeetrit, 3 sentimeetrit saba otsa ja kõik teised karihiirlased siis Eestis on sellest veel pisemad. Metskarihiir on siis levinud üle terve Eesti, aga nende teiste karihiire liikidega on niiviisi, et nende esinemine ja levik Eestis ei ole sugugi mitte selge. Et mitmel liigil neist on kohatud ainult ühte isendit ja kui tavaline ta Eestis on või kus ta täpselt elab, seda me tegelikult ei teagi.
Aga mis neil ühist on see, et kõik karehiired on väga kiire ainevahetusega, nad on väga väiksed, seetõttu väga suure soojuskaoga ja nad söövad peaaegu pidevalt, selleks, et ellu jääda. Osad raamatud kirjutavad, et karehiir ei suuda ilma toiduta olla üle 11 tunni, siis ta juba nälgib surnuks ja seetõttu on nad pidevalt toidu otsimisel ja söömas. Ja kui vaadata siis putuktoiduliste nimekirja Eestis, siis hiired nende seast on siis kõik karihiirlaste seas. Metskarihiir, väikekarihiir, laanekarihiir ja kääbuskarihiir. Lisaks sinna samma sugukonda kuuluvad meil vesimutid, kes tegelikult jällegi näevad välja väga sarnased, aga nimetatakse siiski muttideks. Vesimutt ja tegelikult siia nimistusse, mille ma võtsin Eesti imetajate raamatust, on viimasel ajal lisandunud ka väike vesimutt juurde. Nüüd viimased hiired, kes meil on Eestis, on siis käsitiivalised ehk siis eestikeelse sellise üldterminina nahkhiired. Et nahkhiired on siis näriliste järel teine kõige suurem selts imetajate seas. Neid on teada üle 1400 liigi ja üsna sageli leitakse ja eristatakse liike juurde. Moodustavad ligikaudu 20% imetajatest ja on ainsad siis, võib öelda, päriselt lendavad imetajad. Ja nende tõttu on siis meil ka selle tänase jutu nimeks lendavad ja mitte lendavad hiired. Nemad on siis see lendav hiirte seltskond. Nüüd, kui vaadata siis nahkhiirekolpa, siis me näeme seal jällegi hoopis midagi teistsugust. Siin on ühe Ameerikas elava nahkhiireliigi pealuu, aga see liik on samast perekonnast Eesti kõige tavalisema põhjanahkhiirega, nii et on midagi sarnast. Nüüd, kui närilistel olid väga suured lõikehambad, aga ainult üks paar, puudusid silmhambad ehk kihvad ja putuktoidulistel olid siis olemas nii lõikehambad, nii silmhambad kui ka molaarid, aga need olid üsna vähe teineteist eristunud, siis käsitiivaliste puhul on pilt hoopis teine. Käsitiivaliste puhul on hambad väga hästi diferentseerunud, on ees väiksed lõikehambad, on väga hästi arenenud kisketega sarnased silmahambad ehk kihvad ja on siis eraldi siis tagumised purihambad. Ja see tuleneb siis või peegeldab jällegi nende eluviisi ja toitumist, et kui rääkida nahkhiirlastest ja putuktoidulistest nahkhiirtest, kes meil Eestis elavad, siis kõik nemad on, võib öelda, kiskilise eluviisiga. Nad peavad saagi püüdmiseks või saagi kätte saamiseks ta haarama ja seejärel puruks närima ja seetõttu on siis olulised just need silmhambad, mis võimaldavad saagist kinni hoida. Aga kui vaadata siis kõiki käsitiivalisi kokku, siis neid kolbatüüpe või kujusid ja hambumisi on tegelikult üsna palju erinevaid. Kui üldiselt käsitiivalistest räägitakse sageli kui nahkhiirtest, siis tegelikult ei ole see päris õige. Et käsitiivalised jaotuvad suurkäsitiivalisteks ja väikekäsitiivalisteks. Suurkäsitiivalisi lendavad rebased või lendkoeri, nagu neid ka nimetatakse, on tegelikult õigem nimetada tiiburiteks. Ja nende siis kehaehitus ja ka see hambumus on meie Eesti nahkhiirlastest mõnevõrra erinevad. Et kui me läheme siia Eesti poole, siis Eestis on teada 12 nahkhiireliiki. Nad kuuluvad kõik ühte ja samasse sugukonda nahkhiirlased ja kõik toituvad siis putukatest ja kasutavad siis lendamisel ja putukate leidmiseks ultraheli kajalokatsiooni. Mis nad teeb erinevaks teistest meie hiirenimelistest imetajatest ja üldse teistest kõigist imetajatest on siis see, et nahkhiired on siis lennuvõimelised. Ja see lennuvõime on neil saavutatud seetõttu, et nende esijäseme siis luud, mis on olemas ka nii närilistel kui putuktoidulistel, on siis muutunud proportsioonidega. Nende sõrmeluud ja kämblaluud siin käeses on kasvanud väga pikaks, sinna vahele on tekkinud
lennus ehk lennunahk ja see on võimaldanud neil siis omandada hoopis teistsuguse eluviisi. Aga kui vaadata siis sellist üldist nahkhiire keha ehitust, siis kaugelt vaadates võiks teda sinna hiire definitsiooni alla pakkuda küll. Et väike karvane saleda keha ehitusega, eriti kui ta on kusagil pinna peale maandunud, siis ta tiivad paneb kokku. Ja veel saba tegelikult, kui selle nahkhiire siis lennus siit välja sirutada, siis ka neil on üsna pikk saba, kuigi ta on sellise lennunaha keskel. Ja siin on siis Eesti mõned nahkhiire pildid illustratsiooniks, eks. Põhjanahkhiir, pruun suurkõrv, parginahkhiir, tiigilendlane, tõmmu ja habelendlane ja suur videolane. Kõik sellised hiirelaadsed, aga tegelikult kuuluvad jällegi hoopis omaette seltskonda. Ja nendest siis 5 on nime poolest hiired, aga tegelikult kõik nahkhiirlased. Nüüd lõpuks, mis siin ikka öelda, et kuigi nime poolest väga suur osa meie imetajatest on hiired, siis tegelikult see mitmekesisus, mis selle ühe üldtermini või ka öelda rahvapärase nimetuse taga on palju suurem. Nende seas on närilised, putuktoidulised, käsitiivalised. Need omakorda kõik veel saab jagada erinevateks sugukondadeks, et hoiame siis seda igasugust mitmekesisust, mis meil on, ja katsume teha siis nii, et meie kõrval läheks hästi ka kõigil nendel hiirtel.